10 Kumbasonai Prima, kui siin Amavile kõlas ka 39 Natsumi Taketa, kes on ka kapten, 15. Siis Marina Delukevitš on järjepanu neid aute siin vasakus ääres viskamas ja nüüd Sender Taab ja seal Rosanil õnnestus nii ette vajunud, et seal liini taga on ruumi, aga ei tule neid palle ega jookse, aga nüüd tuleb kõrge pall ja siin Vihman. 4 Flora väljaku mängijad mängivad tsooni, teised võtavad mängijaid ja Purgat siin hästi esipostis oli olemas, natuke madalaks jäi see nurgalöök, jätkupall ja tuleb üle Kiuru peaga, aga õnneks ei olnud puude ka vaba. Ja siin tihtipeale, kui Flora võidab, nüüd siin Purgat pannakse. Prima lööb! Ja siit saab veel jala vahele. Päris külm oli see vaadata, aga nüüd Prima on palliga hästi lähedal. Tuleb! Ja hästi siin Vihman praegu kontrollis, aga väga kaval löök oli. Tõste lati alla ja Vihman suutis ära võtta. Otsitakse väga palju siit Primat, tal on 2 mängijat nüüd vastast, Ullus jääb temast maha ja nüüd on väga ohtlik ja lööb selle värava ära. Prima kiirusega läks ja ei saanudki keegi teda enam kinni ja sealt suhteliselt terava nurga alt suutis ära ka veel susata 36. minutil. Ja siin lihtsalt sai jõud otsa Tullusel tundub ja Laidmets oli ka natuke kaugel ja tekkis selline naljakas olukord, kus ei saanud kirjas 2 hooaja jooksul. Mirjam. Kus Krutop saab löögile, kas... Latti või? Siis Toju praegu kõige parem ei olnud. Päris mõrni näoga vaatas veel sellele olukorrale järele. Aga nüüd uuesti vale sööt ja Priimal on siin ruumi palju ja kastis 3 mängijat. Number 5 Paula Purgat ja number... Oi, nüüd siin Vihman eksib sööduga ja tuleb värava ette ja seis on 2-0. Juba 46. minutil ja keegi muu kui jälle see Prima, aga jah, väga kehv vale sööt, mis selle olukorra tekitas. Jah, et kui see esimene värav tuli sellest, et siin Prima tõesti tegutses hästi ja surus ennast läbi ja nüüd väga hästi Laidmetsale pall, kas seal on võimalik kohe lüüa ja lööki kohe ja sunnib tõrje tegema. Ja peab jälle seal jooksma Primale järele, Prima värava ette! Kukuvad ja... Läheb sinna tagumisse tsooni. Vihman sai õrnalt käe vahele, mitte kõige paremini. Aga Soodlal jätkub, aga ei anna, kui Tjavnina talle seda palli, kes läheb ise löögile ja lööb kaugelt ja... Päris hea löök. See on täitsa arusaadav. Riia teeb siin seina söötudega uut ja vana ja tuleb peale löök, aga... Ja pall tuleb sinna, aga ja kui nüüd tundus olevat nagu... Ja tuleb ära! Ei tulnud. Tõenäoliselt mängu viimane nurgalöök ja tuleb see pall sinna keskele ja keegi seal saab löögile ka ja kas tuleb uus nurgalöök või vilistab ära. Nii et teenitud 2-0 võit Riiale, Prima mõlemal poolel 1 värav. Kelly Rosan täna 0-2 kaotus tiitlikaitsjalt. Kuidas tundus, kuidas neile vastu said ja millest puudu jäi? No kui meil on 0 ja neil on 2, siis ilmselgelt rünnak on see, millega peab veel vaeva nägema. Et saime päris palju kaitsekordusi. Ja ma arvan, et me ei suutnud piisavalt palju palli säilitada, et üldse tekiks siis ohtlik olukord, et me saaks neile väravale ohtlikud olla. Et esimene poolega 1 latilõkk oli, aga see oli rohkem, ma ütlen, Vanessa väga hea individuaalne meisterlikkus, aga ühtegi olukorda me väga hästi välja ei mänginud. Kuidas selle Prima vastu mängida oli number 10 vastastel, kes siis eelmine kord lõi teile 4 väravat ja nüüd 2 väravat? No saime paremini hakkama, kui ta nüüd poole vähem väravaid lõi, aga
selles mõttes on tore, kui on võimekust selliseid mängeid tuua ja ütleme, valmistab väga hästi ette rahvusvaheliseks tasemeks, et koondise mängud on ees ja ma arvan, see oli hea sihuke võitlus seal väljakul. Kuidas sulle tundub, kas Riia FC on siis sel ajal ka favoriit number 1 ja kõige tugevam tundub? Ma arvan, et hooaja on nii algfaasis, et ma ei teeks veel põhjapanevaid järeldusi, et me ka vaikselt kogume vormi ja saame ühise mõistmise ja ma usun, et me suudame neile ikkagi hooaja hiljemas faasis, kui me nendega kuskil kokku lähme, peavalu valmistada. Kas midagi positiivset ka sellest mängust välja tooksid? Ma arvan, see võitlustahe ikkagi oli mängijatel olemas ja ütleme, ega ei ole lihtne lihtsalt palli järgi joosta, et ma arvan, selle eest võib küll kiitust anda kõigile mängijatele. Karl-Sander Eenso, Flora peatreener, mõlemal poolel 1 värav tiitlikaitselt. Kuidas hindad, kuidas neile vastu saita ja millest veel puudu jäi, et viik või võit võtta? No selge on see, et väga tugev vastane oli ja väga raske oli, et ilmselgelt ei saanud väga hästi hakkama, kui me 2-0 kaotasime, aga eks see oli, me olime sellega arvestanud, me teadsime, et vastane on väga-väga tugev ja nad surusidki meid päris tugevalt nagu kaitsesse ja me siis ütleme, me ei osanud või ei suutnud siis rünnakule nii palju enam panustada tänu sellele. See vastast number 10 Prima, kas teda kuidagi erilist tähelepanu ka juhtisid tema peale või kuidas temaga hakkama saite? Otseselt ei tahtnud nagu kellegile mingit erilist tähelepanu anda. Me olime nagu kursis temaga ja me andsime kaitsjatele ka info edasi, et ta on väga kiire ja väga jõuline ja väga osav, aga mingit erilist ülesannet me neile ei pannud. Seal seisul 0-2, kas oleks ka oodanud, et veel rohkem siia elevust ja survet suudaksite tuua, samas päris lõpus nagu oli selline hea periood ka? Oleks oodanud, aga samas meil oli juba väga palju minuteid ka jalgades sellest kaitsmisest, et eks me midagi suutsime tekitada. On selle üle hea meel, et me nagu päris ainult ei kaitsnud, et meil olid võimalused ja ütleme, ma näen, et meil on mingid võimalused olemas, et selline mäng enda kasuks pöörata, selleks on palju vaja õnnestumisi, mingil määral õnne on vaja, aga ma mingi väga mures ei ole, et me nüüd ei suutnud mingi hullult palju momente tekitada. Meil olid head momendid ja küll me need siin nagu korda teeme ja hakkame neid ka ära lööma. Ja mures ei ole ilmselt mõtet olla ka tabeli seisu pärast, et 3 punkti 2 Läti võistkonnalt siis kokku koos ja poolfinaali paistab olevat üsna tõenäoline pääseda. Jah, me otseselt pole niimoodi vaadanud neid asju. Me ikkagi tahaks punkte teenida ikkagi iga mäng ja ka täna tahtsime, aga on nii, mis on ja ma ei ole kuidagi mures praegu selle pärast.